Vastsündinud laps vajab palju uneaega. Seetõttu on tema elus tähtsal ja kesksel kohal tema voodi. Valida tuleks praktiline ja funktsionaalne, tugev ja vastupidav, kindel ja ümarate nurkadega. Voodi võiks olla naturaalsest puidust või värvitud loodussõbraliku allergiavaba värviga. Valige kitsaste pulkade vahedega võrevoodi, et vältida mängiva lapse jalgade takerdumist võresse. Võrelattide vahevoodi külgedel ei tohiks mitte mingil juhul olla suurem kui 6,5 sentimeetrit, et lapse pea ei mahuks sealt läbi. Loomulikult on lapse toas mitmeid kaunistusesemeid, kuid arvestage, et paelad ja nöörid ei sobi lapse voodi ümbrusesse. Kui te kasutate luti otsas ketti, siis see peab olema lühem kui lapse kaela ümbermõõt ja see peab olema kinnitatud riiete külge. Beebivoodis ei tohiks olla pehmeid mänguloomi, kuna väike beebi võib tahtmatult endale mängulooma karvakesi hingetorru tõmmata. Samuti tuleks hoida lapse voodist tohutus kauguses igasugune olmelektroonika ning sättida voodi nõnda, et selle kohal ei ripuks valgusteid, mis võiks ootamatult alla pudeneda. Madrats peab olema piisavalt kõva, et toetada keha igas asendis. Aktiivne liikumine ei tohiks seda mõjutada. Madrats peab olema vett imavast materjalist ja pestav. Kuni 3-aastaseid lapsi ei soovitata panna magama padjale, kuna väikelapse lülisammas on alles kujunemisjärgus ja kui sellel ajal asetada talle padi pea alla, saab lülisamba loomulik kujunemine häiritud ning edaspidi võib see põhjustada rühimuutusi või koguni selgro kõverdumist. Kui tekib siiski vajadus padja järele, näiteks kui lapsel on nohu, võib talle pea alla panna kokku volditud lina, mille kõrgus ei tohi ületada 8 millimeetrit. Kui beebi magab vanematega ühes voodis, tuleks jälgida, et ka seal oleks beebil ohutu. Parim variant sellisel juhul oleks, kui beebi magab seina ja ema vahel. Nii ei ole ohtu voodist alla kukkuda ega 2 vanema vahel magades teki alla jääda. Kui seina voodi kõrval ei ole, aseta voodi ääre lapse vahele kindlalt paigal püsiv padi. Ilusad unenägusid, armas beebi! Kuidas sul läheb seal, mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse, sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela väljaheite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Hagis Elite Soft mähkmed, õrn nagu ema kallistus.